ilmad soojenevad ja Eesti inimene liigub järjest rohkem looduse rüppe. Harjumaa noored Janno Langerpaur ja Piret Prootas otsustasid veidi Keila lähedal metsas jalutada ja värsket õhku hingata. Paraku ootas neid ehmatus. Avastasime selle niimoodi, et käisime siin peal jalutamas ja tahtsime minna alla pilti tegema. Ja vaatasin sealt terva pealt alla ja seal see koer oli pikali. Esimesel päeval jäeti kutsa sinna vedelema ja mindi rahulikult koju. Isekeskis veel arutati, et milline tõbras küll oma lemmikloomaga nii käitub. Alguses läksime koju, aga kuna süda ei andnud rahu, et kellelgi on koer kadunud, siis mõtlesime, et uurime seda asja natukene, kelle koer see olla võiks ja kuidas nii juhtus. Ja siis hakkasimegi jälistama küll keskkonnakaitsesse ja politseisse ja lõpuks siis varjupaika. Harku valla maksumaksja raha eest toimetati koeralaib varjupaika. Seal avastati aga kutsal kiip ja see viis jäljet ka koera omanikuni. No tema pani koera magama enda maja kõrval ilusti ja jättis koera loomaarsti kätte, kes pidi looma minema viima tuhastamisena. Sest tädi oli ise ka väga õnnetu, sest ta ei osanud küll öelda, kuidas nii juhtus. Harjumaalt leitud kutsa omanikuks on registri järgi Keilas Kruusa tänaval elav Tiina Krull. Tiina hoolitses koera eest hästi. Paraku jõudis aga aeg sinnamaale, et ka toitupäevad siin ilmas hakkasid otsa saama ja piinade lõpetamiseks tuli loomaarstilt abi paluda. Ta oli haige, ta oli vana, ta oli 12 aastat vana. Leppisime arstiga kokku, sest arstiga oli mul juba ennem kontakti olnud juba aasta tagasi. Ta oli teda ravinud, ta teadis seda koera ja ta oli talle rohtusid andnud. No aga kui koer jookseb verd ja sa näed, et tal on kasvaja sees, siis pole midagi teha. Talvel on aga tõesti matmisega üks suur jama. Ometigi ei saa Tiinat toitu tee äärde viskamises süüdistada. Tiina andis koolnud sõbra Keila Saku Vasalemma ja Padise valla volitatud loomaarsti Vladimir Harkovski kätte. Lehes reklaamib mees ennast loomaarst Vollina, kelle teenus olevat Eesti odavaim. Vat see sama Volli pidi ka õnnetu korjuse väärikalt hävitama. Vähemalt raha selle töö eest mees ka võttis. Aga mida sa teed, kui maa on külmunud ja 2 meetrit lund on sul akna all? Ja ma rääkisin uuesti loomaarstiga ja ta ütles, et anna mulle mõtlemise aega. Ma leian ühe inimese, kes teeb põletuse. Ja siis ta tuli järele sellele koerale, mille kokku lepitud. Leppisime hinnas kokku ja 400 krooni oli surmasüst ja 400 krooni arvestas ta äraviimise peale ja põletamise peale. Aga nüüd, kus tülimajas selgus, et toitumaiste jäänuste metsa viskamisest ei tea Vladimir Harkovski aga midagi. Ei, mina seda koera sinna ei saanud. Igasugused versioonid külastasid minu haiged pead selles suhtes, et võib-olla on tegemist vale kiibistamisega. Siis arvasin, et võiks koer ellu ärkama, sellepärast on varem ka sellist asjad juhtunud. Mina olen kuulnud küll igatahes. Kuhu aga Vladimir Harkovski siis toitu korjuse pani? Ma ühesõnaga oma vana kanalite järgi leppisin ühe mehega, kes pidi seda koera panna katlamajja. Ja viisingi ja andsin seda koera koos ühesõnaga kastiga mitte päris temale kätte, sellepärast see on mitte ametlik, ma veel toonitan. Et ta pidi seda õhtul tuult panema. Ja siis, kui järgmine päev meil jutuks tuli, ta ütles niimoodi huvitav küll, et koera laip kadus ära koos kastiga. Padisel päris ametlikult seda teha ei saa, see on sükene võib-olla mitte päris ametlikult käitlus selle laibadega, aga ma tean, et Padise rahvas ja kõik ühesõnaga külarahvas ümberringi kasutavad seda teenust selles katlamajas, asula katlamajas. Aga käime ära ka Padisel ja otsime selle lemmikloomi põletava katlamaja üles. Pole saladuseks, et krematooriumi puudumisel pidavat nii siin kui sealpool Maarjamaal ikka surnud loomi kateldesse pistetama. Padise katlamaja juhatajad paneb aga Harkovski jutt imestama. Ma arvan, et see ei vasta mitte kuidagi moodi toele. See on suur jama. Teoreetiliselt on kõik asi võimalik.
ka siia looma põletamine, aga ei ole vakte. Toodi siia kasti sees üks koer põletamiseks ja see koer on kadunud. Väidetavalt ta siis on ära varastatud. Mis te selle peale kostate? Kuidas saab loomakorjus siit ära jalutada? See on natuke absurdne lugu. No, äkki keegi varastas. Arsti jutu järgi on see võimalik. Kahtlen. Et kellel ikka korjust vaja läheb, jah? Kellel ikka korjust vaja läheb, täpselt. Kas tal on mõne mehega siin äkki mingi leping, et vahest äkki toob mõne korjuse siia? Kuulnud ei ole, tõendid ei ole, ümber lükata ega ei suuda. Ma ei oska arvata midagi. Ma ei tohiks olla. Küsimärke jääb siin loos hulganisti õhku rippuma. Eks lõpliku tõe toovad päevavalgele juba Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnateenistuse inimesed. Imevigur Kiibike aitas palju kaasa ja ehk just tänu sellele on ka Harku vallal võimalus korjuse peale kulutatud raha tagasi saada. Mis saab aga toitust? Tiina Krull enam Harkovskit ei usalda ja lubas ise kalli koerakese Jõelähtme loomade kalmistule väärikalt maha matta. Ehk siis saab ka toitu hing rahu ja ta ei tule enam inimesi kummitama.